Igor Volke elu ja elutöö raamatu esitlusele. Mina olen Peep Peedla, selle raamatu kirjastaja ja toimetaja ja võin kohe ausalt öelda, et mina sattusin selle kas saaks teha sellest üritusest nagu üldist mingit pilti teha? Pärast mulle saata. Ja jutu käigus tuli välja, et mul on kirjastus ja temal just raamat valmis ja just mõtles, et kuhu seda pakkida. Nii sai kaup kokku, siis isegi Igor veel elas, aga läks paar nädalat mööda ja siis enam Igorit ei olnud meie seas ja seda raskemaks muutus minu töö toimetajana, sest oli ääretult palju momente, mida oli vaja täpsustada. Kõikvõimalikke isikunimesid, aastanumbreid, kohanimesid ja küsida polnud enam kelleltki. Nii et tuli leida lahendusi eelkõige internetist. Aga tunnistan veel üles ka, et ma ei ole ise kunagi elus olnud mingi eriline anomaalsete nähtuste huviline. Ma olen linnumees. Ma olen kirjutanud päris hulga linnuraamatuid ja kirjastanud linnuraamatuid ja seni olin ma arvamusel, et ma ainult linnuraamatutega tegelengi, aga pärast Lauri ettepanekut mõtlesin, et esiteks paljud kui ikka jõuan kirjutada ja teiseks Igor uuris UFO-sid, UFO-d on lendavad objektid. Ja seos oli kohe loodud, et kui keegi küsib, et no miks ta siis nüüd, see ei ole ju linnuraamat, aga lendavad objektid on ikka. Nii et ma arvan, et ma tegin õige otsuse ja see oli õnnelik juhus, et just Lauril oli mind vaja tol hetkel endise plaadifirma juhina ja sattus kirjastaja otsa. Aga mina sellest raamatust ju midagi ei räägi. Olen oma sissejuhatuse ära teinud ja ma palun siia toolidele raamatu autori Lauri Hermanni ja Igor Volke pojad Harri ja Rauli. Sattusin segadusse. Üks. Soovite tulla, sinna saab riidet panna, siin oli kohti ka. Tere õhtust minu poolt ka, kallid sõbrad ja raamatuhuvilised. Ja on siis Lauri ja mul suur hea meel siin täna koos teiega olla, sest see on nüüd selline esimene verstapost, mille me koos Igoriga plaanisime selleks aastaks, mis oli mõeldud ikkagi Igori juubeliaastaks. Et esmalt siis raamat, siis teleseriaal, mis läheb nüüd juunikuus TV3 eetrisse, et Igori lood, erinevad kontaktid, mida ta jagas, lood, mis ta ise välja pakkus ja siis juba aasta viimases pooles ka dokumentaalfilm. Ja dokumentaalfilmi kaadreid te võite juba siin meie selja taga näha ka ja kui teil küsimusi on nii filmi, sarja, raamatu kui ka siis Igori enda kohta ja kogu selle tööprotsessi kohta, siis teeme sellise mõnusa vestlemise õhtuni, et küsige julgesti, meie räägime ja vastame, eks ole. Kõigil on mikrofonid olemas. Mikrofonid töötavad, eks? Tundub nii. Et kõigepealt ma tahangi rääkida siis, võtsin ka nüüd istet, et mugavalt tunda ennast, et Igor oli minu jaoks, ta sai minu jaoks sõbraks ja meie tutvus algas juba umbes 15 aastat tagasi. Mina raadioajakirjanikuna ikka ütleme korra aastas helistan omala nagu spetsialistidele ja ekspertidele, olen sõber filmispets Lauri Kaare. Helistan küsin, et no, mis siis nagu filmimaailmas juhtub ka, et mida siis aasta toob või kuidas see eelmine aasta läks ja samamoodi ma helistasin alati umbes korra aastas Igorile ka, vahepeal isegi 2 korda, sellepärast, et talle lähtub põnevaid uudiseid. Küsisin, et mida siis nagu anomaalselt toimub ka.
aga kokkuvõttes ütlemegi nii, et tänapäeval me ei saa enam nagu rääkida sellest kui anomaalsest, et ta oli väga nagu teaduspõhine, ta tegi väga tihedat koostööd teadlastega, nagu olen aru saanud. See ei ole ainult ufod, et ta püüdis leida vastuseid. Samamoodi nagu teadlased püüavad leida vastuseid, sest teadlased ei oska väga paljudele asjadele veel vastata ja mulle tundub, et see on ulme, et see on anomaalia. Tegelikult on kõiki füüsika meie ümber. Tegelikult need on asjad, mis juhtuvad. Me lihtsalt ei oska mõningaid asju veel seletada. Ja minu arust just Igor püüdis leida neid vastuseid. Ta tegi seda nii-öelda pihisa tööd. Inimestel oli kelle poole pöörduda, samamoodi nagu minul ajakirjanikuna. Ma sain küsida tema käest küsimusi, et kuule, et seal maailmas nüüd mingi uudis tuli välja, kuidas sa kommenteerid? Et mida need ameeriklased ütlesid näiteks? Ja tema käest ei saanud ainult ameeriklaste käest infot, tal oli ju tegelikult ju nii-öelda kombitsad olid igale poole nagu välja sirutatud, et see oli tema oskus nagu leida neid kontakte ja inimeste usaldust. Et ma tõesti, ta rääkis neid lugusid ka, kuidas ta sai infot kätte ikkagi erinevate riikide väga tähtsate ninade käest ka ja neil oli nagu inimene, kelle poole ka siin Eestis pöörduda, nüüd seda inimest meil enam ei ole. Ja samamoodi ka meie selle raamatuprotsessi juures, et enam ei olnud meil lõpus toimetustöö juures, meil ei olnud enam kelle poole pöörduda ja küsida, et mis aasta see täpselt oli või mis see inimese täpne see nimi oli. Sest need inimesed, kes seda tööd teevad, ma olen aru saanud, et nad ei taha, et need käed oleksid seotud. Teevad seda tihti kuskil hämaruses, kuskil kardina taga. Neil oli tihti ka selline vaike kokkulepe, et me ei tee pilti teineteisest. Need tõesti müts maha Teebu ja korrektorite ja toimetajate ees ka, kes pidid ajama tõesti neid jälgi, tegema seda tohutut detektiivitööd, et inimeste nimed nagu välja selgitada, et seal üks asi on see, et kui on mingi kamptüüpe, et kõik tuleks justkui kokku lugeda ikkagi täispika nimega, aga ühe tüübi eesnime ei ole, et kus see kätte saada, et guugeldades ei saa kuskilt. Ja siis ma ei tea, kust arhiividest Peep ja kolleegid otsisid ja siis mõtlesid, analüüsisid, et perekonna nimi on see, aga kas ta nüüd on ikka see tüüp, kellest nagu juttu, et nagu mingi füüsikaga tegeles nagu midagi tähtede ja asjadega. Aga siis nüüd me võime tõesti julge südamega öelda, et siia said õiged nimed, õiged aastaarvud, tahaks öelda ka, et detektiivitööd sai väga palju tehtud. Igor oli eeskätt pereinimene, tal oli prioriteedid paigas, pere oli tema jaoks number 1. Kuidas Igor oli isana? Seda ma ei jõudnud tema käest nii palju küsida. Mina nägin, kuidas Igor oli sõbrana ja kolleegina, et kuidas tööprotsess Igoriga välja näeb, et paar iseloomustavat sõna Igori kui isa kohta, pojad. Ma muidugi alustaks tänusõnadega nii Lauri kui kirjastaja suhtes, sest mul oli eksklusiivselt võimalus selle käsikirjaga tutvuda enne, kui see kante vahele sai. Ja ma olin selles suhtes positiivselt üllatunud, et olles kasvanud selles keskkonnas, me olime kogu aeg selle info sees, et selles suhtes see teos ei ole selles suhtes midagi sensatsioonilist oma info poolest, aga just see tavapärane tohutu lai teemade palett, mida Igor juures alati sai arutletud, et mingi hetk see kadus ära ja nüüd selle käsikirjaga tutvudes see oli nagu siuke rõõmus taaskohtumine, et tulid need head teemad jälle meelde ja see õnneks, kui sa pojana käid isa juures, sa kunagi ei mõtle ette, et üks hetk seda ei ole enam seda võimalust. Ja kuigi igasugu ideid oli, siis aeg oli küll ja küll. Ja nüüd, kui mingi hetk seda aega enam ei olnud, siis mul on hea meel, et vähemalt mingi osa nendest Igori mõtetest siis kante vahel, et nad ei ole läinud koos Igoriga, et nendega on siis võimalik ka hiljem tutvuda. Et selles suhtes seast suured tänusõnad, et see töö sai tehtud. Ütlen ka oma paar sõna, et just selle sama Rauli juttu võtan selle teate pulga, et nagu isa ajas taga neid või igasuguseid anomaaliaid, siis natuke anomaalne on see, et mees, kes elas peaaegu 75. eluaastani, siis mingi põhjusel 74 aasta vanuselt Lauril
hakkas kipitama ja ta pidi üles otsima Igori, et kirjutada raamat ja siis ka film, et kui, et see on, noh, see võib-olla ei ole nii anomaal ja see ongi nii elukäik, et see on mingi määratus või ettemääratus, et nad said ilusti raamatu kante vahele ja lõpetasid salvestumise. Peale seda sai isa siis ära minna, et ju see oli nii määratud, et ka nagu hea meel, et kui isa rääkis alguses sellest, et hakkas, et Tartust tulid poisid ja et hakkas neid projekte tegema, mis ma ka heitsin õlgu, et noh. Ja nüüd ma nagu hiljem sain aru, et mis see suurem plaan oli. Et jah, ka kummardused Laurile ja teie tiimile ja kirjastajale samamoodi. Ja perekonnale kindlasti ka kaasa mõtlemast ja Airele loomulikult, et see alati teie juures käimine, tohutud tunnid ja päevad, mis me seal veetsime ja mis ma ka vahepeal üksi käisin, lihtsalt panin Maki ringi jooksma ja Igor lihtsalt rääkis, et alati oli sooja tirukat, alati oli teed ja terve laudele jäeti kaetud. Sai suppi ja kõik, et see olemine oli hästi kodune ja normaalne tõesti see oligi, et viimane võttepäev oli meil 13. oktoobril eelmisel aastal ja läksime laiali ja siis veel Igor ütles ka, et poisid, no jääge täna siis natukene kauemaks, et siis ma vaatasin kella, et ei, et 2 tundi Tartusse ja et laps ootab, tahab süüa ja et küll me tuleme, et kui see kiire möödas on, et siis räägime, ta tahtsid nagu nii palju veel rääkida nagu seda töömaterjali välist, aga just see, et me saimegi selle kuu aega enne raamatumaterjal, sarjamaterjal, viimased kommentaarid sinna telesarja ja siis raamat ja dokumentaal, et kõik see. Ja ta veel saatis ühe mõtte ka mulle veel, kus ta tahtis ütles, et Lauri, kas sa saad sellega mahutada veel raamatusse? Ja see olidki tema mõtted, kus kirjutasid ülli, oma kodutüll, et ma olen kodus, Aire tõi mulle just tassi kohvi, piruka, vaatan välja, mõtlen Jacques Vallée peale ja mõtles teiste oma sõprade peale, just kui rääkis neist kui sõpradest ja sidus kenasti otsad kokku, et see on siin raamatu lõpus kenasti olemas ka, kus on loomulikult ka perepilte ja hästi palju selliseid pilte, mida kuskil tõesti guugeldada ei ole võimalik, et Igor enda arhiividest mehed, kes ei tahtnudki kuskil pildil olla. Et see ei ole tüüpiline eluloo raamat, et ma tahtsingi näidata just, et teised näeksid ka Igorit, keda inimesed ei teadnud. Et me oleme näinud teda asjaliku näoga seletamas, korrektne, väga valitud sõnastus ja vastab selle ajakirjanike küsimustele, aga meie olime selles õnneks selles ringis, meil oli see privileeg, et me nägime teda inimesena, kuidas tema see kõnekeel, me jätsime siia tema kõnekeelt sisse ka, et see räägib nii palju inimese kohta, et milline tegelikult inimesed on. Et need tema väljendid ja jube mahlakad, et ma ütlen ausalt, ma olen nagu raadios kasutan mitmeid väljendid, et need lihtsalt käib külge, et ma sain oma sõnavara väljendada täna Igorile päris palju. Et siin on nagu hästi palju teda, et see ei ole nagu ainult elulugu, see on tema töölugu, tema saamislugu, kuidas ta sai selleks, kes ta ikkagi lõppude lõpuks oli, siin on tema elufilosoofiat, tema mõttemaailma ja loomulikult siis see nende elutöö, et mida sa siis nagu teada said, et ta oli inimene, kes teadis vast kõigist rohkem, tänu oma suurepärastele kontaktidele, et no mida sa siis arvad, mis on ufod, kes on tulnukad ja üleüldse füüsika kui selline, mida me ka ei tea, mis asi on aeg näiteks. Tal oli oma arvamus selle kohta, mis asi on aeg, et kuskil pidi aeg ka alguse saama või see ruum, kus kohast see alguse sai nagu või. Et kõik, mis on füüsika, aga meie teadlased ei oska selle vastata, aga näed, sina tahad rääkida. Et sa küsisid minult Raulilt, et ma räägiks oma isast, siis me tegime suure kummarduse sinuga kirjastajas ja unustasime isast rääkida. Aga selles mõttes, et muidu võikski jääda siin rääkima, et ma arvan, et ma räägin nii enda Rauli kui Eike eest, et mina tänan nagu oma saatust, et mul oli nagu nii fantastiline kogemus elada selles perekonnas, omada sellist isa suurte tähtedega. Et seal on nagu nii palju varjundeid, et jah, nagu selles mõttes enne kõike ta oli isa ja siis kõik need muud asjad tulevad, et oli väga äge, väga üliäge tegelane.
praegu rohkem ei hakka avama, see on nagu Pandora laegas, mõtlesin, räägib nuppu ära. ei olnud ju võimalik ju kõike panna siia kaante vahele ka, et seda materjali, mis meie kätte nagu lõpuks sai nii audio kui video kujul, et seda oli nagu tunde, mitukümmend tundi, rohkem veel, mitusada tundi võib-olla kokku. Et kuidas see kokku nagu kirjutada, et jääks täpselt see nägu, aga minu jaoks oli kõige suurem kergendus see, kui ma Rauliga rääkisin ja Raul ütles, et jah, see siin kaante vahel, see ongi mul isa, et see ongi Igor, kes siia nagu sai, et hästi palju tema enda just teksti, et ma lasin teda tal rääkida, et ole hea, räägi nüüd sina. Et see on nagu Igor jutt just. Et jah, et ta oli tõesti väga vahva mees, et ma nagu õppisin talt nagu nii palju, esiteks elu nagu see filosoofia, see moto, et naudi nagu iga päeva. Et ta oskas nagu, see on motivatsiooniraamat ka, et kuidas elada niimoodi, et sa teed iga päev seda, mis paneb su silma särama. Ta leidis selleks aja. Tänapäeval teadlased ka mõtlevad, et tahaks ja võib-olla uurida neid ja neid asju ka, aga ei saada, pere on ja töö on ja kõik muud asjad ka. Aga ta sai tegeleda sellega, ta sättis enda elu niimoodi, et ta sai iga päev teha seda ja olla ka kallid inimeste jaoks olemas. Ja minu jaoks ka, et ta on tõesti sõbrana, mul on hea meel, kas ma öelda, et ta on sõber. Ja ma kuulsin seda tema kõnepruuki ja viskas head kildu ja rääkis tulnuka anekdoote. Ma ei tea kedagi teist, kes oskaks tulnukatest anekdoote rääkida. See on lingist ka võõrle dokumentaalfilmi sisse. Kui ma vahele lisan ka paar kommentaari, et kuna siin on avalik raamatuesitus, ma näen siin palju tuttavaid nägusid, et selles mõttes ma ei pea võib-olla kõikidele hakkama rääkima, milline Igor inimesena oli, et kõik, kes temaga kokku puutusid, mäletavad ja teavad teda, aga kes vähem kokku puutus, siis lihtsalt nii palju informatsiooniks, et üldsus valdavalt teab teda UFO uurijana, siis tal on ametivendi, kes teavad teda pääste poole pealt, eks ju, tuletõrje või üldse siukse ohutusspetsialistina, aga kui taga vestelda, siis selles mõttes see teemade spekter oli praktiliselt lõput, et ta teadis religioonist, me ei räägi, eks ju, kristlusest, ta võis rääkida India usunditest, budismist, Koraanist, samamoodi rahvuseepos üli detailideni kursis Kalevipojaga, mitte ainult Kalevipojaga, võis rääkida Gilgameshist või millest iganes. Ja võiks jääda mulje, et kui ta uuris kõiki selliseid kummalisi valdkondi, et kuidas siis nagu see tavaelu või päevapoliitika, siis see ei olnud erand, et sa võisid taga rääkida sisepoliitikast, välispoliitikast, tänastest sündmustest, ajaloosündmustest, tulevikusündmustest. Et kui ütleme ka hilisemas eas isale külla läksid, siis tavaolukord oli see, et telekas oli mingi top-film, arvuti oli lahti, 10 raamatut olid korraga süles ja ükstapuha, mis teema sa nagu lauda käisid, siis kohe hakkas tulema infot, et see mälu ja see info hankimise võime, see oli fenomenaalne. Et jah, see on nagu see, millest ka natukene puudust tunned, et täna tahad mingisuguse iidse asja kohta infot, siis pead tohutu palju vaeva nägema, aga see oli nagu Wikipedia, mis oli online'is ja telefoni kõne kaugusel, et sa said kõik oma vastused suht kiiresti. Et inimene läheb bakalaureuse kraadi saama, sest ta käib 3 aastat koolis, kui sa 50 aastat nina ükski päev raamatust välja ei tõsta, siis selle aja jooksul koguneb tohutu massiivne teadmiste pagas. Ja need on õnnelikud, kes said ka tema juures olla ja kas või pool tundi juttu ajada ja et see võib-olla see raamat ongi natukene nagu selline kohtumine Igoriga, et kellega me võib-olla nii-öelda lihastel uust kujul enam ei saa nagu koos istuda. Aga et see raamat kätte võtta ja siis lugeda, et siis seal Igor räägib teiega, et ma tahaks väga, et nagu see tunne jääks ja me oleme siin käinud juba Pärnus, käisime esitlemas ja Tartus ka ja inimeste jaoks ongi olnud võib-olla põhiline selline küsimus, et ei olnudki nagu ainult UFO, et olid mingi muud veel või et tegelikult on nii palju muuga ka tegelas, et siin raamatus saigi tõesti küsitud nagu väga erinevate asjade kohta ja ta sai nagu vaba voli rääkida, mis tal vähegi hingel oli ja siin on nagu näha seda kogu seda tõesti see ampluaa ja see teemade spekter on nagu nii suur ja lai, et selle oli hea meel, et see lõpuks siia kaantele hästi palju materjali jäi veel osutamata ka, aga eks me üht-teist saame panna siis dokumentaalfilmi ja loomulikult seda telesarja ka,
me teeme tihedat koostööd loomulikult perega, pojad Harri ja Raul ka ja nüüd mida küsite meie käest ka oli ikkagi see, mis saab edasi isa arhiividest, materjalidest, mis saab? See on selles mõttes küsimus, millele aeg annab arutust, et no see on jälle omamoodi fenomen, et ta ei olnud ju nagu teadlikult kirjanduse koguja, aga ta on selle kõige töö ja huviala käigus on kogunenud koju umbes 3-4 tuhat raamatut. Ja need ei ole mitte selline klassikaline proosa, vaid see kõik on väga spetsiifiline kirjandus ja väga palju on ainueksemplar Eestis, mida Euroopast või siit lähiringkonnast ei leia. Et see kõik vajab aega, et see läbi töötada, katalogiseerida, et loomulikult see oleks võib-olla kurb, kui see info ajab seisma kuhugile, aga selleks, et seda eksponeerida, see vajab natukene eeltööd ja süstematiseerimist, et varem või hiljem me selleni jõuame. Aga mis puudutab selle valdkonna nagu uurimist laiemalt, et selle kohta on hästi palju küsimusi tulnud, et huumoriga pooleks, et see ei ole iseenesest nali, et see on tõesti sündinud lugu, aga meil oli üks sugulane, kellel siis väike tütar oli vist 5 või 6 aastane, kui uuris, et Igor on surnud, siis tütar küsib, kellele me siis helistame, kui huumor teeme, et ei ole kanalit, kuhu seda infot kanaliseerida, et iseenesest on täna Igori nagu lähimate võitluskaaslaste hulgas tekkinud siuke väike tuumik, kes on nõus seda asja siis jõudumööda edasi ajama, aga selleks, et seda korrektselt teha, et see kui seda UFO uurimist teha siukse õhinapõhinaga, siis lõpptulemus ongi see, miks meil on väga palju skeptikuid, et kui seda teha nagu teaduspõhiselt, et see eeldab väga siukest konservatiivset ja läbimõeldud lähenemist ja täna, kui see tuumik saab nagu paika, mingid protseduurid paika, et siis kindlasti tekib mingi keskkond, kuhu on võimalik siis neid ankeete või infot saata ja siis omakorda eri valdkondade spetsialistid siis saavad sellega tutvuda ja järgmisi samme edasi viia, aga ma võib-olla selle kohta, ma tegelikult ei tahtnud siin väga tsiteerima hakata, aga ma üldse nagu Igori selle metoodika kohta ma siit raamatust leidsin ühe väikese lõigu, mis nagu seda kirjeldab, et ta siin ühes kohas ütleb, et kui UFO-fännid liialdavad oma sardiga tõsiuurimist või ainet sageli isegi diskrediteerides, ka skeptikud liialdavad ironiseerimisega, mõlemad on erisuunalised tuuled, mis selle temaatika kainele uurimisel eriti kaasa ei aita. Sealt tuleb sageli läbi laveerida, et jõuda tõeste otsusteni. Ja see on nagu kogu aeg olnud tema see lähenemisviis, et see, et keegi kuskil midagi näeb või on hasardis, et see ei tähenda, et see pruugi on tõene. Et alati tuleb nagu hästi metoodiliselt läheneda, aga tal oli selleks omad metodid. Õnneks on ka siin seltskonnas inimesi, kes on aastakümneid temaga koos neid välitööd teinud ja kes nagu teavad, kuidas nendele nähtustele läheneda. Et ma loodan, et vastus ütleme sellele lohisema vastuse, aga õige vastus selle küsimusele, kes seda jätkab. Et ma täna ei arva, et Igori kingadesse peab keegi astuma. Et seda tööd tulevikus tõenäoliselt teeb mingisugune rühm inimesi, kes siis seda oma kompetentsi ja pädevust kasutavad oma parimal viisil, et siis info ikkagi saaks talletatud ja võib-olla tulevikus selle pealt mingit ikka järeldusi või lähiajal on plaanis registreerida siis sihtasutus Igor Volke Anomalistika Keskus ja siis nagu Raul rääkis, siis hakkab siis nagu lihaluude külge kasvatama, et oleks see koht, kuhu, et see sama nagu isa ütles, et see anomaalne folkloor või need nähtused, kogemused
ja sündmused jõuaks kuskile selles mõttes, et keegi või siis grupp inimesi jätkaks selle informatsiooni nagu kogumist ja talletamist. Kui Igor on läinud, oli justkui nagu vihi seal, kelle juurde inimesed said minna rääkima oma lugusid, siis see tähendab, et nüüd enam midagi juhtuks, et neid asju juhtub edasi, aga et oleks inimestel kuhugi pöörduda ja selle tarbeks meil ongi tegelikult juba isegi selle seriaali jaoks me töötasime välja ühe aadressi ka, mis hakkab siis olema eesti@ivak.ee. Igor Volk ja Normalistikakeskus tähendab siis see Ivak. Et sinna võib julgelt soovitada, et kui keegi tahab jagada mingit lugu, et sealt leiavad õiged inimesed need lood üles. Ja Igori puhul ongi nagu hästi minu arust fenomenaalne nagu see, et ta oli hästi selge silmavaatega, selge seljaga rääkis nendest teemadest, et tema võis julgelt öelda kaamerasse vaadates sõna ufo ja keegi nagu ei pidanud teda uhuuks kuidagi, et ta võeti autoriteedina, ta oli nagu väga tõsiselt võetav, väga selline teaduspõhise lähenemisega. Et mida me püüame nüüd siin sellest telesarjast ka hoida, et meil on need eksperdid, kes siis neid lugusid ka kommenteerivad, on omala sellised tipud ka, et Ene Ergma näiteks siin ka teaduspoole pealt Tartu Observatooriumist füüsikaõpetajana leiba teenib Tanel Liira, lisaks veel religiooni poole pealt Urmas Viilmaa ja siin ka teisi lihtsalt targad inimesed, keda inimesed nagu teavad, mis on nagu väga tähtis jällegi, et inimesed nagu mõnda nagu tunneksid ja keda nad hästi usaldavad, keda me kõik tunneme justkui. Ma arvan, et kui tänavalt oleks Ivo Linna, kellel iganes vastu, siis me kõik ütleksin tere. Tundub, et me teame kõik Ivo Linnat, et Ivo Linna on hästi tark ja väga laia silmaringiga, et muidu tal nii hästi ei läheks nendes viktoriinides ja üks ekspert on meil Ivo Linna, kes siis tegelikult ühes episoodis suisa räägib lõppude lõpuks avab oma suu ja räägib ära oma loo, enda ja Rock Hotelli loo, mis tegelikult enda teele sattus kunagi aastal 1979 ja mis sellest kõigest edasi sai. Et see on väga tore, et inimesed on nagu just nagu murdepunkti ületamas ja on julgemaks muutunud ja mul on tunne, et Igor nagu selles mõttes läks ka nagu rahuliku südamega, et ta nägi ära, et see murdepunkt on juba nagu käes ja on mingi protsess nagu alanud. Et rääkides siin mitmetest riikidest, kes on toimikuid juba avaldanud ja räägivad nendest teemadest julgemalt ja väga kõrged isikud on võtnud sõna nendel teemadel, et Igor nägi, et see mingisugune murranguline hetk on käes ja mul on suur hea meel, et me saime talle näidata sellest sarjast ka nagu esimese episoodi ära. Et see üks sarumehest, Reinost, kes väga vabust tema loo rääkis ja keda seal väga kiitid inimesed ka Ergma nagu kommenteerisid ja analüüsisid, et ma olen väga rahul sellega ja ootan järgmisi episoode, et ma lubasin need ka näitama talle kõiki, et paraku ei nägemata tal. Et huvitav on see, et järgmine raamat, mis ta kirjutada tahtis, oli, ta seal juba tegi märkmeid ja mingeid asju kirjutas kokku, et kui eelmine siis see X-failid, kus on siis kogu Eesti anomalistika selline koondraamat või väike entsüklopeedia, siis järgmine oleks olnud siis, kus ta seletaks neid nähtusi ja sündmusi lahti. Ju siis ei olnud ette nähtud veel, et ta kõik need asjad lahti seletaks oma nägemusele. Kutsuti enne ära. No seal sarjast ta seletab oma nägemuse, näitab ka nendest juhtumitest ja minu arust üks tema nagu suur nagu panus või tema nagu ülesanne missioon vist oligi see, et inimesi panna nagu mõtlema. Et väga suur mass inimestest käibki nagu esmaspäevast reedeni tööl, vaatavad, et saaks need arved tasutud ja toit laual ja pere toidetud ja katus pea kohal ja saaks siis nädalavahetusel kummeldada ja et nii nad nagu elavad ja et kui keegi nagu räägibki millestki füüsikalisest või mingist asjast esitab mingi filosoofilise küsimuse, et huvitav, kus kõik alguse nagu sai ja millest kõik algas ja näed, et ma siin väga paljudega olen rääkinud siin külalissaatejuhi rollis, meil Elmaris käis just Kait Kall ka, kes on siis noor koomik ja humorist ja väga hea meelelahutaja, kes ka nagu tohutute teadustega tahtis ka selles sarjas üles astuda, nii et räägib ka oma lood ära. Et ta väga lihtsalt seletas meile ka, et ma teadlased andke mulle seletust, et räägitakse mingist suurest paugust või kunagi millest kõik algus sai, aga et kui on tühjus, et millest see pauk saab käia, et pomm lahvataks, selleks on pommi vaja, et on tühjus, et pagan, et kust kohast nagu alguse sai, et tahaks aru saada, aga
aga võib-olla ongi asi selles, et me oleme veel nii vähe arenenud, et meie aju lihtsalt ei saagi mõnedest asjast aru saada ja kui lõpmatuse küsimus ka, et või mõtlen, et kuskilt peab see ruumil ju lõpp olema ka. Siis mõtlen, et kui on lõpp, aga see seinadega peab veel midagi edasi minema, et ühtepidi meil nagu loogika ütleb, et peab olema lõpp ja teistpidi jälle, et ei saa ka nagu olla, et midagi peab veel edasi minema, et ju me ei saagi paljudest asjast aru saada ja minu arust nagu Igori soov oligi, et inimesed hakkaksid mõtlema ise oma peale, et me ei saa võtta kõike nagu tõe pähe, mida näidatakse, et nii palju on telekanaleid, nii palju on erinevaid nägemusi ja kujutlusi erinevatest sündmustest, uudistest, et rääkides erinevatest riikidest, et vaata seal mingi Vene kanali uudised, kui need on hoopis teistmoodi, ajaloo raamatud on hoopis teistsugused, et isegi ma mäletan enda ajaloo raamatuid, et seal olid sündmused, paljud sündmused hoopis teistmoodi kirjas, kui nad juba täna minu lapse nagu raamatutes on, et nii palju on see ajalugu juba ümber kirjutatud, kõik on erinevad teooriad, keegi meist ei näinud seda Napoleoni surma näiteks pealt, et on erinevate teadlaste mingisugused erinevad teooriad ja valitakse ühe raamatu jaoks välja siis üks teooria. No võtame siis, õpetame siis seda teooriat. Aga et Igor vist panigi nagu rohkem nagu mõtlema, et ärge kõike võtke kohe nüüd tõe pähe, vaid analüüsige ise ka ja mõelge ise ka. Oli see nagu õige mõte mingi? Jah, ma tegelikult mõtlesin, et see võib-olla sobiks siia jutu lõppu, aga kuna see jutt juba selle peale kaldu, siis ma ühe mõtte loen veel välja, et see ei ole nüüd Igor enda öeldud, ega see sobib tema nende kõikide raamatutega tutvumise puhul hästi, et siin targad inimesed on öelnud, ärge uskuge midagi sõna-sõnalt, ärge eitage midagi täielikult, kahelge ja otsige tõde. Et see võiks olla niisugune moto, mis ka Igori raamatutega tutvudes alati võiks meelde jätta, et ega tema käib ka palju teooriaid välja, keegi ei ütle, et see on nüüd see tõde, aga lihtsalt ta natuke avardab seda lehvikut, et see, mida meil on räägitud või kunagi keegi on väitnud, et see ei pruugi olla ainuke võimalik tee, neid teid võib olla palju. Kas kellel on küsimusi ka, et maru monoloogiks kisub siin asi kätte pärast, et pärast lähete koju mõtlete, et mul need küsimused vastused. Ja palun. Ma küsiks sellise küsimuse, et ma mäletan, et kunagi tegi Mark Keresna hästi ufo-saateid. Kas neid tuleks ka uuesti kuidagi üle vaadata või näidata või tuleb sinna sellest dokufilmi midagi juurde sellest Vahur Keresna tehtud asjadest? Sest ta oli väga huvitav, seal ma mäletan, see merivälja meteoriite ja mis seal kõik olid teemad seal. Jaa, et Vahurile läheb ka see raamat kingitusena ja Vahur oli väga rõõmus, et ta sai ikkagi silmast silma Igoriga kokku just nimelt mõni kuu enne tema lahkumist ja selle dokfilmiga seoses. Et suuresti jah, see minu huvi või üldse nagu küsimused hakkasidki tekkima tänu Vahur Keresnale just, see oli 91. aastal, kui ta alustas ja 2 hooaega nad tegid seda Monoloog tundmatuga saadet ja siis ta ütles, et arhiivis midagi ei ole, aga tal endal VHS-i kassettide peal mõned episoodid on ja ta on need isegi ära digitaliseerinud. Et kahjuks sellest palju ei ole alles, aga Igor ju väga hästi teadis, et Vahur hakkas sellist saadet tegema ja tal oli nagu selles hea meel, et on keegi veel, kes seda inimest nagu viib. Ja Vahur ütles ka, et need olid päris inimesed, rääkisid päris lugusid ja neid hakati nagu tohutult palju talle saatma, et kõik sahtlid olid tal kirju täis. Näitab seda, et inimestel on see vajadus nagu rääkida ja see endast välja saada, et kellelgi oleks võimalus rääkida. Ja toona see läks ka ikkagi maruliselt käima. Aga Vahur ütles, et miks nad selle saate ära lõpetasid, oli see, et hakkas mingi imelikke asju hakkas juhtuma. Et seal justkui tundis, et keegi nagu takistaks või midagi, et mingid õnnetused hakkasid juhtuma seal võttebussidega ja tiimiliikmetega ja siis justkui oli nagu märk, et poisid lõpetage see asi ära ja siis nad tegidki 2 hooaega seda saatesarja Monoloog tundmatuga. Aga jah, et dokfilmis on Vahur sees, telesarjas saab ka sõna. Aga mõneti võib-olla see sari, mis nüüd tuleb, ongi siis tänapäevane Monoloog tundmatuga, et need samad Eesti inimesed, Eesti sihtub samamoodi, et müstiline Eesti on selle sarja nimi, et Eesti on ka müstikat täis ja see müstika ei, võime öelda, et anomaalne, aga tegelikult on ta kõik ju teadus, füüsika, mida me lihtsalt praegu ei oska seletada. Need inimesed ongi lihtsalt nagu jäänud niimoodi omaette ja mõtlevad, et annaks keegi vastuseid. Et väga põnev on neid lugusid kuulata ja need tulevad sinna sarja sisse, just kui tänapäeva Monoloog tundmatuga.
mul on veel üks küsimus. Mis sai sellest AKRAK-st, anomaalselt, see, mis organisatsioon meil oli see? AKRAK. Jah, AKRAK, jah, see anomaalsete keskkonnanähtuste registreerimise analüüsi komisjoni. Tuumik on tegelikult veel olemas. Erki Gennadi teab kindlasti selle kohta lähemalt rääkida. Mikrofon vaatele. Jah, eks selle nimega oli tükk tegemist, sellepärast et see nimi tuli kõigepealt kõrgemas latvikus kinnitada ja Igor nägi sellega tükk aega vaeva, aga lõpus kõik need instantsid said läbitud ja nüüd ma sortisin neid paberid Igori abikaasa juures ja leidsime siis veel originaaldokumendid selle kohta. Ja see on siis, AKRAK oli siis anomaalsete keskkonnanähtuste analüüsi ja registreerimise komisjon. Ja see oli väga laiapõhjaline selles mõttes, et seal oli väga erinevatest asutustest inimesi. Muide siin raamatus on tagapool kirjas ka minu lühike lugu, et sealt saate lugeda täpsemini, mida seal oli. Aga kuna ma juba praegu sain mikrofoni, siis ma pean suure rõõmuga ütlema suured tänusõnad Igori poistele, Igori abikaasale ja Laurile koos meeskonnaga, et te suutsite ära teha. Sest ma olen Igoriga enam-vähem 40 aastat koos olnud ja viimasel ajal ütleme, olime iga nädal praktiliselt koos. Ja kuna tema teadmised ja info oli niiviisi, kujutate ette rõngast 360 kraadi, siis ükskõik mida sa küsisid, siis ta kas oli selja tagant või eest ja igalt poolt oskas vastata. Ja sageli oli nii, et mul on jäänud meelde, ma poistega rääkisin, et üks selline asi, et kui tuli miski asi väga kiiresti, väga huvitav asi, siis Igor ütles ükskord, no ma olen kaunis kiire poiss, eks ole. Ja siis ta ütles, et vaatas tükk aega ja ütles niiviisi, et mis ta ütles, mäletate? Ta ütles niiviisi, et kiirustama aeglaselt. Ja see tähendas seda, et elus on sageli nii, et pead otsustama, kas nüüd või kohe. Aga tema öeldes niiviisi, et sageli on nii, et mõtleme natuke ja ootame ja see tasus ennast ära, sest mul on eriti meelde jäänud see, kui te teate kõik, kuidas see süsteem oli, eks ole, et te räägitud ufodest midagi ja ufod on sellised ja valke on see ja peale seda siis, kui Ameerika Ühendriigid siis avaldasid, et ufod on tõesti olemas, siis mulle tuleb meelde, nagu öeldakse, et tädi Maali näeb siis hommiku naabrinaist ja ütleb siis niiviisi, et kas sa tead, ameeriklased ütlesid, et ufod on olemas. Nüüd sa võid ju rääkida kõigile. Elab rohkem ei ole veel. Aitäh, Erki Gennadi. Et Erki Gennadi kirjutas ka omalt poolt mõtteid Igori kohta ja mitmed teised inimesed said ka siin veel sõna, et Priit kirjutas. Ja eks te saate ise siis lähemalt neid mõtteid ka lugeda ja AKRAK-i kohta on ka ja selle, kuidas seda asja loodi ja selle kohta on ka täiesti olemas info selles raamatus. Palun. Vaatan seda filmi klippi. Siin on tippregioonitundja Urmas Viilma ja siin on tippastrofüüsik teadlane Ene Erdma. See on väga hästi valitud teil, sest Igor just mahtus nende kahe vahele. Ühelt poolt teise. Meil oli suur soov tegelikult filmis viia kokku Ene ja Igor. Et nad omavahel mõlemad väga hea jutuga, et oleks kuulanud, mis ägedat vabas vormis lubamised tulevuseks, et head kildu ja kõik oleks olnud hästi palju kindlasti, aga see ei meil tegemata lihtsalt tervislikel põhjustel. Et küll oli Enel väga raske, ei saanud pikki otsi sõita ja samamoodi ka Igoril. Kahjuks me seda ei saanud teha, aga me saime ikkagi Ene käest päris kihti juttu ka, et see läheb väga sisse sinna dokumentaalfilmi, et
et ta väga pidas lugu Igorist ja just kutsus ka nagu üles tänapäeva teadlasi, et noh, olgu, et ei tee rahastada, aga no vähemalt ajage seda asja, et küll need rahad ka kunagi ikka õnnestub saada, et saaks ja on ka teisi võimalusi, et saaks tegeleda nende põnevate teemadega ka, et mitte ainult peavooluteadus. aga Vene on ja väga meiega ühes paadis, et minu paarimees Erki Ergma kahjuks ei saanud tulla, kõhuviirus sai kätte, kus siin eile veel oli niimoodi nibin-nabin selle Tartus koos ära olla. aga et tema tädi on siis Ene, nii et Enega me saame jälle kokku ja räägime kindlasti veel seriaali tarbeks ka selle telesarja jaoks. Võtame veel kommentaare ja juttu. Ma olen kuulnud üht-teist Igori loenguid ja telemajas oli kosmosest rääkis ta ja siis ta rääkis geograafiast ja võimalikust Arktika kaudu liikumist siia Eestisse ja mul tuli meelde, et kosmoses teletornis oli see jutt. Saal oli rahvast täis, mind ei tahetud lubada saali, et ei ole kohta. Igor ütles selle peale, see on mu poeg, lase sisse ja lastigi. Aga Igor, mismoodi ta juhatas selle kosmose loengu sisse, oli järgmine. 3, 2, ignition. See on süüde siis, eks ole. Ja just mul tuli nii-öelda visuaalne mälu, kujutasin ette suur rakett kosmosesse ja stardi. Ainult ühe sõna ja atraktiivset. Igor, kes väga palju inimestele kohtumas ka, et tohutu palju loenguid pidas ja kohtumisi inimestega, mis venisid ka tundide pikkuseks, sest inimestel ei nii palju küsida ta käest ja ta rääkis nii huvitavalt ja paljud on rääkinud lugusid, et siin oma vanemad meil ka siin Erki mäletab juba, kuidas tema juba lapsena, poisikesena juba käis ühte loengut kuulamas ja need on nii meelde jäänud, et inimesed mäletavad täpselt, et see oli nagu sõjal umbes see aasta, see koht. Igor rääkis sellest. Palju? Ma korra lisan, siin oli küsimus selle Akraki kohta, et no see sai tuuletiibadesse veel sügaval nõukogude ajal ja lihtsalt Eesti Vabariigi tulekuga inimestel tekkis nii palju oma elu korraldamisega teemasid, et ta mingi hetk rauges see tegevus, aga hiljem oli seda võib-olla avalikkus nii palju ei tea, aga Igoril oli ka üks noorema põlvkonna ja noorakrakk, kes oli siis nimetatud eufoniks, et seal olid siis noored hakkajad, poisid ja tüdrukud, kes siis ka pikki aastaid nende teemadega tegelesid ja osad nendest rohkem, osad vähemad, osad käisid ka nendel uurimistel kaasas, nii et tal oli nagu mitu põlvkonda neid uurimisasutusi, aga lõpus oli nii, et eks see rohkem tema ja siis siukse lähemate võitluskaaslaste elul oli see. Ja rääkis peast enamuses. Jah, et fenomenaalne mälu. Et tõesti, me muidugi nüüd just see viimane mõttepäev, mis meil oli siin oktoobris, et me alguses ei tabanud seda nagu ära, et siis me nagu võrdlesime, et oli just siin Erki rääkis, et oli üks augustikuine võttepäev ja seal mingi info ja siis, et see viimane oktoobri võttepäev, et kui ta võrdles neid, ta pidi nagu kasutama mõlemat lõiku mõlemast võttepäevast ja siis tuli välja, et siis ma ei pannud tähele, kui ma näen, et ta rääkis nagu nii palju aeglasemalt. Et ta juba püüdis leida sõnu, ta ei tulnud enam toime nende mingite aastaarvudega ja seal meil oligi näiteks üks mingi juhtum ka, et oli rääkis mingist Vikerlase tänavast ja siis äkki oli mingi Videviku tänav ja siis nüüd oligi hiljem hakkasin mõtlema, et kumb ta siis nüüd oli, et kus kohas see siis juhtus, oli siis Videviku või Vikerlase näiteks, et Erki nagu just süüdistas ennast niimoodi alateadlikult, et pagan, ma siis nagu ei tundnud seda ära ja see oli siis 6 aega enne Igori lahkumist. Et tegelikult oli nagu nii palju teistsugusem, kui ta oli seal 2-3 kuud varem. Ma ei tea, kui palju perekond ise nagu seda nägi, sest ta ütles meile läbi nalja alati niimoodi, viskas alati nagu kilda, et ta sõiti nagu viimase hetkel poisid kätte ja et ma olen ühe jalaga juba aurus ja kõik niimoodi, et aga see oli kõik läbi nalja. Ja nägime ka, et mitmed rauadest, kui oli veel tules, et siin rääkis ka raamatu ideedest veel ja
et ikkagi tuli nagu tema jaoks ka nagu ootamatult see lahkumine? Selles mõttes mul on nagu oma peegeldus selles mõttes, et ma arvan, ma olin kuskil 27, kui isa oli ajuinfarktiga intensiivis teadvus, et kui ma olin haiglas ja siis ma palusin, et ma saaks temaga kauem koos olla, et mul jääks võimalus nagu isaga nagu südamest rääkida. Ma ei olnud rääkinud isale tunnetas ega midagi. Ja siis ta tuli sellest ilusti välja ja siis tal oli veel peale seda oli infarkt ja veelaju infarkt ja südameinfarkt ja ta on nüüd nagu raske tervisehädasid oli nagu aastate järel nagu mitmeid, et ta tuli kõikidest nagu välja imeliselt, et kõik taastus, et selles suhtes mina olin mingis selles, mul kuskil 3-4 kuud enne isa surma järsku tuli nagu mõte, et kas mul on isaga midagi lõpetamata, võib-olla see oli isegi võib-olla vähem kui 1 kuu enne isa surma. Kas midagi on nagu sidumata, nagu keegi ütles, et sul on see eeter, siis ma mõtlesin, et nagu hea tundega, et ma käin iga nädala lõpp, veedan isaga 2-4 tundi ja räägime maailma asjadest ja kõikidest asjadest, et mul ei ole mitte midagi talle ütlemata, et ühtegi sidumata otsa ei ole. Et hea tunne oli selle peale mõeldes ja siis kui keegi lahkub, siis on ikkagi nagu paanika, et selles mõttes, aga kuna ma olin nagu plussi poolel, et kui keegi nagu, et ma 27-aastase noore mehena nagu palusin lisaaega, siis ma sain 20 aastat lisaaega, et minu jaoks oli kõik ma selles mõttes isale midagi ette ei ole super õnnelik. Ma sain nii pikalt joosta koos. No ma selle fenomenaalse mälu puhul seda isegi imestasin, et ma olen nagu üritanud, noorena, eks ju, sai sporti tehtud ja kõike muud, aga hilisemas elus väga palju lugeda ja nagu järgi aidata ennast ka teaduse mõttes, aga jube raskelt tuleb ja just see igasuguste faktimälud, et aastaarvud, nimed, asjad, et see oli nagu uskumatult fenomenaalne ja üleüldse see info valdamine ja kui inimene kujutab ette, et keegi tegeleb hommikust õhtuni mingisuguse asja uurimisega, et siis tal ei jää aega meelelahutuse ja kõige muu jaoks, aga müstilisel kombel ta oli ka kogu selle jamaga kursis, et mis iganes teema sa lauda käisid, et kohe võis lennult nagu kaasa rääkida, et selles mõttes ta oli jah, täitsa omamoodi võimetega. Kinnitan omalt poolt, et mul on siis kokku 7 last ja kui keegi midagi küsis, ma ei tea, oomiseadust või räägi mulle sellest füüsikast või kuidas see keemia ülesannet või siis, et millal oli viimane jääaeg või mitu Saturni kuud või et ükskõik mis teema, ta mitte kunagi, mina võtan siis Google'i ja varsti nüüd rohkem ChatGPT ja küsin, nagu tal tuli siis faktoloogia kogu see asi tuli, ta oli nagu elav entsüklopeed, et seal oli tohutult palju nimesid, fakte, kuue, igasugust selliseid seoseid, nagu nad arusaamatud. Ma ei üritagi sellest aru saada. Üks asi oli see, et ta oli hästi konkreetne nagu väljaütlemistes, et ta teadis kõiki mingeid hästi pisidetailid ja mingid sündmusi, et ta suutis selle kuidagi talletada endale pähe. Mulle meeldis nagu jällegi, mida ma võtsin nagu jällegi võiks eeskujuks võtta ka nagu see mehelik see olemine. Kindel sõna, konkreetne käepigistus oli tal alati hästi siuke konkreetne. Minu arust ka nagu mõned tüübid on lödi käe annavad kätte, et kuidagi ei ole nagu üldse mehelik olnud. Et tal oli hästi see nagu paigas ja kui oli otsustada, siis ta otsustas ära kohe ja jah, poisid, teeme nii, lähme nüüd ja teeme seal ära, teeme midagi, et käisime veel seal selles toimumiskohas ka, siin taga need lõigud jooksevad ka, aga et isegi kui siin selle salvestuse ajal, kus tekkis mingi küsimus, et mis ta siis oli, mis 78, 79,
pane 79, et nad otsustas kohe ära, et las olla siis see sündmus või tühine sündmus võib-olla, et no pane 79. Et loomulikult hiljem, kui ta avastas, et ei olnud ikka 78 või 77, siis ta helistas andis teada, aga kohe nagu oli hetk, tuli otsustada, ta otsustas. Et nagu eeskujuks on ju inimesena, et milline võiks nagu kõik olla, et siuke korrektne asjaajamises ja kelladest kinnipidamine ja sõnapidas ja see on teile küll üle kandunud. Ma vaatasin, et täna Harri tuli võttis mind ilusasti peale ja siis ma oleks nüüd kella õigeks panna su järgi. See paralleel ei ole nagu, ma üritan alati õigeks ajaks jõuda, aga see ei tähenda, et see ei alati õnnestu. Selliste ummikutega ma imestasin, ma küsin sulle kõne ka, ma ei tea, kas ma õigeks ajaks tulen Tallinnasse jõuan ja see on täpselt õigel ajal kohal. Isa oli ka tegelikult nagu kella suhtus alati nagu vastavalt sellele prioriteedile, et selles mõttes, et kui oli selline laadna olemine, siis ta tuligi laadnalt, et noh, kell ja aeg on selline suhteline mõiste, et ma üritan nagu ise nagu korrektsem olla selles, aga selles mõttes ma ei saanud kunagi midagi, ta oli hästi laadne kõiges, selles mõttes, et väga mõnus keskkond, kodune keskkond nagu lastele ja selles mõttes, et selle maailma, mis ta enda ümber lõi, et selles oli sellist passionit ja voolavust ja vabadust ja piire samal ajal, et see oli arukordne, et kõike seda niimoodi kokku sulatada, et olles, visata nalja ja olla konkreetne ja kõik seda lõkust, et selles mõttes, et sellepärast ma ütlesin, et nagu suurte tähtedega ei saa. Võib-olla viimane oluline asi, mis ma veel, kui ma meenutan, et mis mulle meelde jäänud on see, et ta oli nagu positiivses mõttes tohutu siuke provokaator, et kui ta oli kuskil seltskonnas, et no ei olnud niimoodi, et Igor istus laua taga, vahetevahel oli see siis ämma sünnipäev või mõne lapselapse sünnipäev, et kui ta seltskonnas oli, siis kogu aeg räägiti filosoofilistel teemadel, et jumalast, elust, ajast, no mis iganes, et selles mõttes ta ei lasknud nagu inimestel siukest mõtteloidust peale tulla, et kui ta kuskil pundis oli, siis kohe, kui oli siuke vaikne hetk, siis tuli jälle mingi uus teema lauda, läks jälle filosofeerimine edasi, et selles mõttes oli, hoidis nagu aju kogu aeg toonuses, et mis oli positiivne. Et see meile antud aeg on suhteliselt lühike ja seda niisama läbi lasta ei kannata. Et kui aega on, siis seda tuleb ikka vist enese täiendamiseks ja teadmiste hankimiseks kasutada. Kui mitte siin minna, siis järgmiseks ettevalmistamiseks. Nii et see oli jah siuke, mis oli siuke läbijoon, mida kui tema peale mõtled, siis igas seltskonnas ta provotseeris inimesi mõtlema. Kellel küsida midagi, siis harukordne võimalus, Igori pojad on siin praegu. Ma veel ühe kommentaari ütleks. Et ma olen igasugused loenguid kuulanud ja väga palju ja selgelt ma võin öelda, et Igori loengud olid tipploengud. No ma olen ikka päris sadu loengud ja 1,5 tundi lendas nii kiiresti, et ei saanud arugi. Isegi väsinud peput ei jõudnud liigutada tooli peal. Aga ma ütleks veel nii palju, et see informatsioon, mis ta endale kogus, mis ta sisse tuli siia, ta oskas seda töödelda, võimendada ja atraktiivselt välja pakkuda. See haruldane oskus oli see, tõesti. Aitäh, pojad. Isa oli tubli või on tubli. Soovib keegi küsida midagi veel? Soovite teie midagi veel lisada siia?
ma arvan, et see raamat on nagu hea jätk sellele. Et seal on palju mõtteid, et tegelikult me siin vahendame ja meenutame, aga selle, ütleme, raamatu, mis mul meeldis, selle stiil, et see ei ole siuke klassikaline, sa ise mainisid, et ei ole klassikaline eluloo raamat, et siis võttis Ranitsa, läks kooli ja siis peale kooli läks tööle ja et siin rohkem ongi mõtisklusi. Ja kuna seal enamusteksti, ma saan aru, on nagu, on tema enda sõnad, et siis jah, kui tuleb soov Igoriga mõtteid vahetada, siis sealt kaante vahel on see võimalus. Mina ütlen siis ka aitäh tõesti veel kord perele ja loomulikult kogu perekonnale. Et on olnud suur au teiega tuttavaks saada ja ma arvan, et me seda Igori pärandit anname nüüd üheskoos ikkagi edasi, et loomulikult mina ja minu koolimees, kolleeg Erki annab ka oma panuse ja aitame nii palju kaasa, kui vähegi meie võimuses ja mõtlen, et üks tulemus on see raamat nüüd siin ja see lugu, mis on siia kaante vahel nagu saanud, et ma peaks kunagi arvata, kui nagu raamatut kirjutan, et see kõik iseenesest nagu tuli niimoodi ja läks ja kõik, et siis ma Peebuga sattusin rääkima, Peep ütles ka mul oma kirjastus ja kõik, iseenesest nagu läks ja nii ta valmis sai, et minu esimene ja viimane kindlasti ma arvan ka, aga mul on nagu endal südames nagu hea tunne, et see niimoodi välja kukkus. Just aitäh sulle nende sõnade eest ka, et julgustasid mind nagu väga palju, kui sa ütlesid, luges selle musta materjaliga nagu läbi, et see on siin Igor. Aitäh! Juhuseid ei ole. Aitäh!